Vot niimoodi väike kiire reportaž ka, ma leidsin ka koha, kuhu minna, tegelikult on päris äge koht siin. Et ma saan päris ägedalt vaadata, aga mis ma siin kohe praegu avastasin, ma näitan teile ka, ma keeran niimoodi, kuidas ma seisan, ma keeran pildi praegu kohe ringi. Vot nii, see on Raanitsa katse, eks sõitjad teavad seda täpselt, mis see on. Ja vaadake nüüd ma keeran ringi, vaata seal näete, seal on pandud takistuseks põhupall, et umbes, et ei lõikaks ka seest, aga nad tulevad otsid, keegi tuleb, sõidab praegu niimoodi, panen korraks pausile. Niimoodi see paistis olema, ma ei tea, vähemalt tal see ralliostonia kleps oli peal, ma ei tea, kas nad täna enam reket tohivad teha seda kolmandat läbimist või teist korda, kui nad sõidavad, aga igatahes mulle jäi mulje, et nagu reket teeksid, mulle tundus. Aga point on see, et siin Parkvermee poiss näitas ka, kuidas need palakad välja näevad, aga vaadake, ma veel näitan teile, siis ma praegu ise avastasin. Seal on pandud, okei, seal tulevad seest ja siis hakkavad kohe siia sellesse kurvi, hakkavad nad sisse lõikama. Ja vaadake nüüd matsu, nüüd ma lähen siit niimoodi, kuidas nad tulevad, kuidas nad tahaksid siit panna kohe. Aga siin on hästi, esiteks on selle palakaga üritab kaitseda vist seda posti, aga see plasmas post on tegelikult kama 2 on ju. Aga näete, siin see jõhker on, sangad, ma ei tea, see vend, kes need poste paneb on ju, selle muhklid kasvavad nii et vähe, see on see betoonist, kuulus post. Aga vaadake nüüd, kui siit läheb ja vennad on reket teinud, postist said mööda on ju, ja vaadake nüüd, siit on umbes 10 meetrit ja vaadake nüüd, kus vennad juba kohe tõmbavad sisse. Jälle üks läheb. Aga vaadake nüüd, näete, siit see vahemaa on nüüd, ma keeran ringi, ütleme 10 meetrit on see vahe. Ja jälle tulevad, sõidavad, segavad mul video tegemist, kurat küll, pärast on häda, et nende numbreid näitan. Aga no vahet ei ole. Aga vaadake nüüd, see ei ole siin niisama sõitjad. Siit on nüüd laus, Läti fännid läksid mööda. Siit on juba laus, reke ajal seest tõmmatud. Jälgige mängu, kuidas siit on seest tõmmatud, ma teen suuremaks. Vaadake, näete või? Niimoodi, et vaata, see on tegelikkuses täiesti arusaadav, miks pannakse need postid. Nad sõidavad selle tee muidu niimoodi laiaks ära, et on kohe laiaks sõidetud. Aga no näete, ma panin niukse variandi peale. Vaat ma lähen nüüd tagasi, et näeksite jälle seda kohta, kus maalt nad sisse lähevad. Ja seda sellepärast, et saaks suure kiirusega minna, see rööbas hoiab kinni neid. Siit, neid hoiab kinni, et auto ei hakkaks libisema. Näete, siit nüüd lõpeb ära ja siit lähevad juba sisse ära. Niimoodi, et selle kohta võiks öelda, et post on kurat vale koha peale pandud. Ma keeran nüüd ringi aeglaselt. Vaadake. Ja näete. Selle koha peal on siis see palakas pandud, et ei lõikaks. Muidu nad tuleksid juba enne seda palakat, ma arvan, seal 3-4 meetrit kohe kindlasti tuleksid seest. See, kus see post seisab, seda ei oleks ja siin oleks tee pärast meetri jagu laiem kohe kindlasti. Aga siit nad lähevad juba sisse. Täiega jõhkralt. On ikka hullult julged vennad küll. Sa vaata, kuidas siit on reke ajal ära sõidetud. Näete, see reke ajal praegu ära sõidetud, jumala värskelt. Ja niimoodi need vennad hullud annavad minna. See on selles mõttes ikka mega metsik. Et saame näha, kuidas see kogu asi läheb. Ma katsun niisuguseid hästi lühikese klippe praegu teha, et siis pärast, kui leviga on kuidagi moodi okei, siis mine tea, ma äkki saan neid kuidagi ülesse panna. Ja nii lihtne see ongi, sest ja küsimus on selles, et mul on vaja, et ma saaksin, mul on küll pikem suhe ja värt ja see, kus ma praegu maa peal olen, vaata siit kurat natukene ei kannata, mul on pikem suhe kaasas küll olemas, aga et voolu saada ja teha mingi tore kohe video ära ja proovid üles laadida. Ma muidugi proovin teha, et vahet ei ole, et äkki kuskilt homme saab niimoodi voolu arvuti ära jälle laadida
värki, aga ma siin lühikese klipi teen, siis ma saan selle kindlasti äkki üles ka panna kuidagimoodi, et katsun näiteks niimoodi, et tõstan ta kohe telefoni ja telefoniga laen üles, et siis on nagu kama telefoni lihtsam laadida, aga arvutis oleks vaja natukene töödelda. Aga jah, võiks edasi, et siukse põneva koha. Eks ma kohe katsun näidata ka, kus ma siis seisan. Ja üks kavalasi veel, ma muidugi seisan selle mäe otsas seal, et üks kavalasi veel. Homme ma mõtlesin, mul on sedasi kaasa võetud üks statiiv ja vaata droonidega lennata ei tohi, on ju. Aga selle statiivi peale mul alus pandud ja ma saan selle statiivi niimoodi välja panna, et ma saan seda eemalt telefoniga nagu panna, et pildistab või filmib ja värgid ilma, et ma drooni üldse lendu tõstan. Lihtsalt, et ta panna niimoodi distantsilt kaugelt ma saaksin teda juhtida. Niimoodi ma just nagu üritan teha, et mingi siukse ägeda koha peale panna, et saaks nagu ägedalt näha ja siis ma ei pea ise seal juures olema. Aga võt sedasi. Ja ütleme niimoodi, et ma sõitsin selle katse 100% nüüd läbi kuni stardist finišini. Ma tegin video ka muidugi, et peale ralli kokkuvõtet, siis ma panen ilmselt taustaks mängima. See on Raanitsa katse, veel kord ütlen. Aga selles mõttes ma saan nüüd päris hästi ilusti aru. Kuskil intervjuus ma nägin, et Urmo ütles, et ta kardab kõige rohkem Raanitsa katset, siis ta ongi tegelikkuses selles mõttes kõige nagu sellisem, et siin on see, ütleme, meil on kruusaralli, ma olen seda varem ka rääkinud, aga siin ongi see pinnas väga palju muutuv. Algusepoolne osa on sedasi, mis ongi nagu meie mõistes tõsine kruusaralli, kõik see hernes peal ja ta ei ole siuke kõva, aga kohati on niimoodi, et on ikka väga kõva. Ma siit kohe ühte kohta näitan teile. Vot. Näete, vaadake, siukene umbes näeb välja ja siukest lõiku siin kohati on päris palju, siis on laiem ka. Siin on ju veel isegi okei. Eelmine aasta oli niimoodi, et see koht, mis te praegu näete, see on nii kõva, et eelmine aasta seal, kus mina vaatasin, seal oli niimoodi, et olid mustad jutid maas, ei tulnud ühtegi vagu, mitte midagi, et teehoolduse seisukohast on see muidugi väga okei. Aga võt, niimoodi see on ja nüüd ma näitan, kus kaugel mina uhkelt seisan, ilusasti, toredasti. Oih, valesti panin iseennast. Vaat, seal seisab minul väike amatöörilipp on ka püsti ja lipu võtsin kaasa, uut ei tellinud, aga seal on amatööri logo peal, aga peaasi, et on peal. Sellepärast, et muidu lätlased tulevad ja võidavad lipuvõistluse ära ja et Eesti lippe valli oleks, siis mul peab ka olema. Ja on niimoodi, et näis, mis edasi saab, et homme, kui siit ei saa enne minema, kui homme tee lahti tehakse ja siis, kui tee lahti tehakse, siis ma lähen matkan ilmselt Otepää kanti kuskile. Aga tänaseks on kõik.